Tere tulemast kuulama Emad räägivad podcasti. Siin selles podcastis ma sooviksin rääkida lähemalt natukene lastest, laste arengust ja loodan, et te naudite meie podcasti ja saate siit palju häid ideid, nippe ja inspiratsiooni. Emad räägivad podcast on loodud just selleks, et jagada kogemuslugusid, uusi vaatenurki ja inspiratsiooni. Lihtsad, teadlikkusel põhinevad vaated. Mina olen Gert-Triin Petrov, teadlikum ema brändi looja, mentori ja õpetaja olnud juba 25 aastat ning ema olnud juba 20 aastat. Tänane teema on siis laste arenguetapid ja kui me arenguetappe teame, siis väga palju mured kukub tegelikult ära. Kui me aga arenguetappe ei tea, siis kogu aeg muretsed, kas ma tegin õieti, kas äkki mu lapsel, issa, ma mäletan seda paanikat oma esimese lapsega. Teadlikumaks emaks ei sünnita, kuule paikesed, teadlikumaks emaks õpitakse step by step, day by day. Nii et need arenguetapid, mis ma teile räägin, on natukene siukesed mõnusad selles mõttes, et sa näed hästi palju sinu enda rolli selles. Minu jaoks, kui me võtame lahti nüüd interneti ja guugeldame laste arenguetappe, siis lapsevanem jääb just nagu sellest kõigest välja. Ja kuskil on laps ja kuskil on mingi arenguetapid, aga minule meeldib rääkida arenguetappidest niiviisi, et sina, kallis lapsevanem, saaksid näha oma rolli selles. Sina oled oma lapse looja, sina oled oma lapse kujundaja, sina oled vastutav isik. Ja sellel hetkel, kui emal natukene rohkem teadlikkust tuleb, et hakkab aru saama, et tema vastutabki, siis tegelikult kogevad emad väga tihti kokkukukkumist natukene. Nad kogevad seda, et appi, mida ma tegin, issand, ma sain lapse, vaata, milline ma olen. Oh my god, ma kordistasin oma foobiaid. Oh my god, mu toidust sõltuvus läks laste sisse ja siis hakkavad emad kogema sükest teistsugust etappi. Aga see on hea etapp tegelikult, sest et siit tulevad väga suured muutused, aga muidugi sul peab olema hea õpetaja, head tehnikat selleks hetkeks, et ise neid muutusi läbida on üpriski keeruline. Okei, hakkame rääkima siis laste arenguetappidest. Kõige esimene arenguetapp toimub emaüsas ja siin on nüüd hästi suur roll isal. Et mina olin tegelikult oma mehe peale hästi pahane, sellepärast et esimene ja teine rasedus ütleme siis niiviisi, et oli pehmelt öeldes siga. Ja ta käitus niiviisi, et ta tõi minu ellu väga palju stressi, sest et tema elas rasedust üle, tal hakkasid toimuma seal sees mingisugusedki protsessid, millest mina aru ei saanud. Ja tema käitumine valmistas mulle väga suurt stressi ja täna ma tean seda, et laste kõneprobleemid on sügavalt seotud rasedusaegse ema stressiga. Ja see on minu pika uuringutöö tagajärg, et ma olen näinud selliseid lapsi palju ja olen saanud võrrelda oma 3 rasedust. Nii et esimene areng hakkab toimuma emaüsas ja ma ei suuda ära ütelda ja ära rääkida, kui oluline on ema närvikava sellel hetkel, kui oluline on keskkond, kus ema on, kas ema saab puhata, kas ema peab närvitsema, kas ta peab munakoortel kõndima, kas ta peab arvestama seal pidevalt, ma ei tea, 100 miljoni hüsteeritseva inimesega, kas ema hoitakse. Kui te 9 kuud kannate ema kätel, siis lapse närvisüsteem, baasnärvisüsteem tuleb rahulik. Ja mina väidan täna seda, et ärevusele kalduvad lapsed, nad olid ema üsa sees, kus ema oli tegelikult ärevusele kalduv. Ja palun vaielge vastu, kui te julgete. Ja depressiivsed lapsed on lapsed, kelle emad olid depressioonis. Ja nüüd te näete, et kui me juba ema üsas uputame lapsed emotsionaalsesse seisundisse, kehvadesse suhetesse, siis tööpõld tuleb tegelikult ääretult suur. Ma ei taha teid hirmutada, absoluutselt ei taha, aga ma tahan ütelda seda, et kui on läinud viltu ja ka minul läks tegelikult viltu, siis sülita pihku ja tee see töö ära, sest tegelikult on hea teada seda, et seda tööd on võimalik ära teha ehk lapse baasnärvisüsteemi saab alati väga tugevalt toetada. Aga siit saabki laps tegelikult stardiplatvormi ja kui lapsel ei ole kõige edukam stardiplatvorm olnud, no ja siis me teeme selle ülejäänud osade jaoks edukaks, on ju. Ja sellepärast ma olengi väga kurb, et teadlikkus jõuab emade lauale tavaliselt sellel hetkel, kui puberteedid on emad surunud vastu seina, emadel ei jää enam midagi muud üle.
Tegelikult ma tahaksin teadlikuma ema klubisse saada juba naisi, kes planeerivad rasedust. Ma tahaksin teadlikuma ema klubisse saada rasedaid, väikelaste vanemaid, siis see töö, mida nemad saaksid ära teha, on super. Aga muidugi, kui on juba suured lapsed, kelle närvisüsteemid on giga-gaga, siis on ikka võimalik tööd ära teha. Okei, emaüsa, nii, sealt pannakse paika lapse närvisüsteem ja sealt tuleb, kas laps on rahulik, kas ta on närviline, kõik see baas, et te näete, kui te vaatate erinevaid beebisid, siis tegelikult te ju näete, et nad on erinevad. Nad on erinevad, nad on erinevad, nende närvisüsteem on erinev, on ju. Nüüd järgmine arenguetapp on 0-7 eluaastani ja siin ma tahaksin tegelikult südamest nutta. Mind teeb väga kurvaks see, kui naised, kes saavad lapse, ei saa aru, et nad on saanud lapse, vaid nemad pürivad ikka oma unistuste poole ja oma eesmärkide poole ja nemad ikkagi tahavad käia tööl ja nemad usuvad seda, et laps tuleb panna ruttu lasteaeda ja tegelikult 0-7 eluaastani lööge kallikesed mind või maha, kui te tahate, aga ema on lapse jaoks A ja O. Side ema ja lapse vahel tagab selle, kas laps tunneb ennast tulevikus armastatuna või mitte. Side isa ja lapse vahel annab lapsele teada, kas maailm on turvaline või mitte. Lase see nüüd endale korraks sisse vajuda, on ju. Ja see, kui me kiirustame 0-7 eluaastani, topime last kogu aeg kuskile ära, lükkame ta endast ära, usume seda, et laps peab magama teises toas, siis kui mina käsen, sest mingi raamat käskis seda, siis see on kõige hullem asi. 0-7 eluaastani pole võimalik last ära hellitada, enda armastusega ei ole võimalik last ära hellitada, enda kallistamistega, koos magamistega ei ole võimalik last ära hellitada. Ja kui nüüd on sinu rasedus olnud selline tirlimps 1,5 ja lapsel ei ole tulnud kõige parem närvikava, siis see 0-7 eluaastani pesa vooderdamine, lapse poperdamine, pupurdamine, enda süles hoidmine, ma makatasin neid kõiki süles. Kõik lõunauned nad veetsid süles, kui neil olid gaasivalud, ma ei teinud sellest probleemi. Me magasime kõik kaisus, ühel hetkel lihtsalt laps otsustab, et ta tahab ära minna, siis ta lähebki ära ja ta on ise valmis seda sammu tegema ja mulle teeb väga haiget see, kui meie ühiskonnas ei oodata ära seda hetke, mil laps ise tahab teha seda sammu. Meil on kogu aeg nagu mingi tamp, mingi tamp, mingi tamp. Me kogu aeg ütleme, et lapsed peavad midagi tegema. Nad nagu peavad kogu aeg tegema midagi, mida ühiskond või ema on pähe võtnud, et ta peab tegema. Aga tegelikult me peaksime ära ootama selle hetke, millal laps ise on valmis seda tegema ja me anname 0-7 eluaasta endale kogu armastuse. Ja nüüd ma viskan kivid natukene riigi kapsaaeda, sest et meie riik on võtnud pähe, et emad peavad minema kiiresti tööle. Meie riik on teinud laste kasvatamise nii kalliks lõpuks, et 0-7 eluaastani naised ei saa enam olla oma lastega kodus ja ma tean, et mul on olnud luksuselu. See on olnud valik, see ei ole olnud luksuselu, meil pole uut autot, meie maja laguneb, me ei käi iga aasta reisidel, sellepärast meil ei ole selleks raha lihtsalt, sellepärast et ma olen otsustanud olla kodune ema. Ja ma ei kahetse seda otsust, sest täna ma näen, milline on minu laste närvikava ja ütleme nii, et olen kastanid tulest välja tulnud küll. 0-7 eluaastani on laps selline koguja. Tal on teadvustamine, tal on 5 tunnetusvahendid, kõik, mida ta näeb, läheb talle mällu. Kõik, mida ta kuuleb, läheb talle mällu. Kõik, mida ta katsub, läheb talle mällu. Kõik, mida ta maitseb, läheb talle mällu. Kõik, mida ta nuusutab, läheb talle mällu. Ehk 0-7 eluaastani luuakse tegelikult lapsele mälubaasi. See on nagu software, see on nagu selline, kujutad sa ette, et sa ostad endale mingisugusegi seadme, kus on siis alusseadistused. Siin tehakse lapsele alusseadistust. Aga vanemad ei tea isegi seda mitte. Ja siis arvatakse, et ma lähen käin selle 6-kuuse beebiga seal kontserdil, mis taga seal ikka juhtub. Aga nüüd kujuta ette, sellest saab sinu lapse sisemaailm. Kärarikas. Ja laps tegelikult ju, mida rohkem me tegelikult topime lapsi kärarikkasse keskkonda 0-7 eluaastani, seda kärarikkam tuleb lapse vaimne tervis. Ja pärast ärge siis imestage asjade üle, on ju. Et tegelikult, kui sa nüüd vaatad läbi lapse silmade, mida ta kuuleb, mida ta näeb ja nüüd hakkad aru saama ka ekraanide mõjust, on ju. Siis mida rahulikuma sisemaailmaga tulevad lapsed, seda lihtsam on neil õppida, seda lihtsam on neil siin elus aru saada, mida nad tahavad ja mida nad ei taha. Mida kiiremini me lapsi hakkame stressiga harjutama, seda segasem nende vaimne tervis tuleb.
Palun uskuge mind. Seda räägib teadus, seda räägib psühholoogia, seda räägib minu isiklik uurimustöö, mis on kestnud 20 aastat ja mul on väga head tulemused siin juba. 0–7 eluaastane laps siis peab kogema sidet emaga, et ema teda armastab, ema ei kao kunagi lihtsalt niisama ära, ema ei valeta talle, ema ei jäta maha nutvat last. Ema teeb endast absoluutselt kõik sellel ja 0–7 eluaastani vaadake, lapsi tuleks saada siis, kui sa oled valmis. Tavaliselt saadakse lapsi siis, kui ei olda valmis ja siis ütelda, et kuule, nüüd 7 aastaks paned oma elu stopi peale, siis vaadatakse mind nagu, kus sa oled mingi eriti nõmeid või. Tegelikult sa said lapse, 0–7 eluaastane on sinu kohus panna laps esikohale. Me ei sobita last oma ellu, vaid me peaksime elu tegema lapse ümber. Jälgime last ja teeme elu lapse ümber, vot see on normaalsus. Aga miks me ei saa seda normaalsust endale täna tunnistada, on sellepärast, et lapsi saadakse liiga vara, kui ei olla valmis. Ja nüüd me jõuame tagasi perekonna planeerimiseni, on ju. Nüüd laps salvestab 0–7 eluaastani absoluutselt kõike. Lapse mõtted tulevad sellest ajast, lapse tunded tulevad sellest ajast, siin tuleb tema alustalad. Ja ma väga soovitan sellel ajal hoida laste ümber meeletult suurt rahulikkust, ei kahetse. Nüüd 7–10 eluaasta, nüüd hakkab siis lapsel tulema see mälu kombineerimise aeg. Ehk natukene hakkab tal mälust tulema, lekkima neid teadmisi siis, mida ta salvestas, aga mälu hakkab kombineeruma. Ehk enda mälu ei maksa mitte kunagi usaldada, sest mälu alati valetab. Mida kauem aega tagasi oli sündmus, seda rohkem aju valetab, mälu valetab ja seda teavad juba ameeriklased väga hästi, sest nende kohtusüsteemis ei usaldata enam tunnistajaid, kui see sündmus on läinud natukene liiga pikale. Nii et mälu hakkab kombineeruma ja sellest hetkest peaks hakkama lapsele õpetama mälu kasutamist. Ja hakkab ilmnema ka see lapse naturaalne tendents, kuidas liigub tema teadvustamine. Mõni laps näiteks ilmneb just selle tõttu, et millega ta on siis harjunud 0–7 eluaastani. Ja ma tahaks veel ütelda seda, et miks igas peres, kus on mitu last, et miks kõik lapsed kasvavad erinevaks, on selle tõttu, et tegelikult igal lapsel on erinev ema, igal lapsel on erinev isa, sest et meile väliselt tundub, et just nagu meil oleks sama ema, sama isa, siis tegelikult ei ole. Sa pöördud iga oma lapse poole erinevas meeleseisundis, erinevate mõtetega, erinevate tunnetega ja igal lapsel on tegelikult erinev isa, on tegelikult erinev ema, on ju. Ja sellepärast me ei tohiks lapsi kasvatada ühe vitsaga, nii-öelda vitsaga üldse ei tohi kasvatada, aga ühe selle malliga, vaid peame lapsi vaadeldes kasvatama, aga vaadelda saavad teadlikud inimesed ja märkajad, on ju. 7–10 eluaasta siis mälu hakkab kombineeruma ja siin on lapsel vaja väga spetsiifilisi teadmisi. Tavaliselt sellel hetkel saadetakse laps kooli ja ta robotiseeritakse ära selle asemel, et teda õpetada. Muideks 15 november tuleb mul, kuidas saada lapsed õppima koolitus ja ma räägin just nendest samadest tehnikatest, mida ma teile siin hetkel just mainisin, mida selles vanuses tuleks lastele väga anda. Ja kui teie laps on nüüd vanem ja ta ei ole neid teadmisi saanud, siis tulge ka koolitusele ja te saate need teadmised, sest mitte kunagi pole liiga hilja neid õppida. 10–13 eluaasta siis tuleb mõjude avastamine ehk lapsel tegelikult on see koht, kus nüüd ta peaks hakkama aru saama enda mõjudest ja siia peaks rakenduma nüüd hoopis teistsugune vanemlus, mis oli ennem. Ja 13+ siis hakkab kujunema lapsel välja selline siis mentaalne, vitaalne minapilt ja nüüd, kui me siin laseme lapsel ise tegutseda, siis see minapilt võib tulla väga väärastunud. Ja see kõik on siis, põlvneb sellest 0–7 eluaastani salvestistest, need hakkavad avanema siis 13. eluaasta paiku ja kui nüüd ei ole lapsel väga head juhti, väga head täiskasvanud, kes talle asju seletaks, siis mälu kombineerub niimoodi, et laps võib hakata iseennast nägema läbi väga-väga kõverpeegli. Ja 18+ hakkab siis tekkima tal suhe maailmaga ja nüüd kujutage ette, kui te olete 0–7 eluaastani, kui te rasedana olete hoidnud närvikava korras ja kui te 0–7 eluaastani olete hoidnud närvikava korras ja kui ellu läheb hea minapildiga noor inimene, siis ta suhestub ju maailmaga hoopis teistmoodi kui katkise minapildiga noor inimene. On mul õigus ju? On ju?
ja siis, kui ta on maailmaga suhestumise selgeks saanud, siis tuleb see panustamise periood. Nii et need on sellised arenguetapid, mida mulle meeldib vaadata ja kõige suuremad investeeringud tuleks teha ära emaüsas. Issid, näitan teie pihta praegu vibutava näpuga. Siin on teie oluline roll hoida ema närvikava korras, sest teie aitate panna lapsele närvikavale nii-öelda siis panus. Ja 0-7 eluaastani see on kõige suurem investeeringute tegemise aeg, mida tavaliselt siis ei tehta. Ja siin tuleks investeerida tõesti suhtesse emaga, suhtesse isaga, suhetesse kodus. Mitte nii väga trillele-trullele topin oma last 10 erinevasse ringi, viskan ta lasteaeda, sest usun siiralt, et see on lapsele parim koht. Ja siis meil on praegu laste vaimse tervise kriis. Ja 7. kuni 18. eluaastani vajab laps ääretult spetsiifilisi teadmisi fookuse kohta, tema enda kohta, kuidas mälu töötab, mis asi on üldse õppimine, mis asi on mõjud, kuidas tema mõjub, kuidas ta saab oma mõjusid muuta ja sellest kõigest ma räägingi juba koolitusel, mis algab 15. november, nii et olete väga oodatud koolitusele. Ja vot, sellised on meil lood siinpool sood. Mis on siis suurimad vead, mida arenguetapis tehakse, ongi see, et laste jaoks ei võeta aega. Aga ühte asja ma tahaksin öelda, on see, et ülehüppeid ei ole. Kui me mingis arenguetapis jätame midagi tegemata, siis järgmises arenguetapis me teeme selle 10-kordselt tagasi. No kujutage ette, et kui lapsel 13. eluaastal hakkab minapilt kujunema ja see on täiesti katkine, siis tulevad narkootikumid ja alkohol ja halvad sõbrad ja küll siis vanem vihtleb. Aga väga tavaliselt siis tõstetakse ka käed üles, öeldakse, et vot enam ei oska. Nüüd las elu õpetab seda last. Aga tegelikult meie lapsevanematena peaksime 0-7 eluaastani ise õpetama seda last. Kuidas teile tundub? Väga loogiline on ju. Igatahes selleks, et laps saaks leida koha maailmas, selleks, et laps saaks anda enda panust, peame meie teadma enda rolli igas selles etapis. Ja sina, kallis ema ja isa, teie olete keskkonna loojad oma lapse ümber. Teie valite lapsele kooli, teie valite lapsele õpetajad ja läbi selle te valite ka oma lastele sõbrad ja pidage meeles, mida tervema minapildiga lapsega on tegemist, seda vähem muresid teil temaga elus saab olema, sest minapilt on määrav. Ka sellest me räägime koolitusel ja praegu muidugi sellel hooajal on meil teadlikuma ema klubis ka minapildi kursus sees. Nii et kui sind hakkasid nüüd huvitama need tehnikad, siis kõigepealt mine ja kuule ära üks tasuta 45-minutiline mentorlusvideo, mis on teadlikumema.ee mentorluse all. Ja see podcast siin oli sinu esimene samm. 45-minutiline mentorlus on sinu teine samm ja kui sa siis tuled koolitusele, see on sinu kolmas samm või kui tuled klubisse. Ja ma tahan sulle öelda, et võtke vastutus oma lapse arengu eest. Lihtsalt võtke vastutus ja kui te siis kukute korraks kokku, siis teadke, et kiiresti otsige endale abi, sest see ongi raske. Me ise oleme tavaliselt kildudeks ja kildudes olevad inimesed hakkavad kasvatama väikeseid uusi inimesi. Te saate ju ise aru, see on vale, on ju. Aga see vale muudkui sünnib üha uuesti ja uuesti. Ja mul on hea meel nende vanemate üle, kes on otsustanud oma killud kokku korjata, terveks teha ja aidata oma lapsi. See on kõige ilusam asi, mis üldse saab siin maailmas olla. Ja kui meie generatsioon juba tunnistab, et me oleme kildudes, me korjame need kokku ja me aitame oma lapsi, siis järgnev generatsioon on juba palju paremas kohas, on ju? Ja see teeb mind väga-väga rõõmsaks. Sina teed mind rõõmsaks, et sa viitsisid seda kuulata, seda podcasti. See näitab, et sa oled hästi imeline inimene. See näitab, et sa tahad teada lapse arenguetappide kohta. See näitab, et sa oled väga hea ema. Ma tänan sind. Ma loodan, et see podcasti sarja aitab sinul saada enda emadusega paremini hakkama ning aitab sul mõista emadust ja oma last paremini. Ja ma loodan, et see aitas sind ja sa võid mulle vabalt kirjutada ning saata mulle enda küsimusi. Ja juhuks, kui keegi ei ole sulle seda veel täna öelnud, kuigi ma juba ühe korra ütlesin, siis tead, ma imetlen sind siiralt, et sa olid valmis kuulama seda, kaaluma seda. Ja ma olen sinu jaoks alati olemas. Ja tänan, et sa kinkisid oma kallist väärtuslikku aega ning kuulasid seda podcasti ja kes teab, äkki klubis või koolitusel näeme.